Hea isa, õnnista ka seda sõna. Anna armu minule tabada ära see, mis peab saama räägitud ja sulge mu suu seal, kus see peab rääkimata jääma. Ava meie südamed, kõneta meid. Me tahame olla nagu tühjad karikad sinu ees, et sina saaksid oma tarkuse, oma õrna taevase puudutusega meid täita. Jeesuse nimel, amen. Pastor Tarmo juba mainis sellise tausta, pimedus ja valgus ja see tänane pühapäev siis kiriku kalendris on Laetare pühapäev ehk siis rõõmu pühapäev keset kannatusaega. See on natuke midagi nagu ootamatut, et kannatusaeg, pigem enesesse vaatamine ja kasinus ja kõik selline siis korraga üks, kus kutsutakse rõõmustama, kus kutsutakse hõiskama. Ja ma tahaks kuidagi täna, mul on südames olnud see kokku panna need kaks poolt, need pimedus ja valgus, kurbus ja rõõm, võitlus ja võib-olla selgus või lahendus. Et kuidagi moodi me oma elus ei ole nagu niimoodi, et kogu aeg on üks asi või kogu aeg on teine asi, vaid nad on kogu aeg kuidagi moodi omavahel seotud. Ja ma loen alustuseks Jesaja raamatust 66. peatükist ühe rõõmsa kirjakoha. Ja see on kutse rõõmustada koos Jeruusalemmaga, Jesaja 66, 10-11, rõõmustage koos Jeruusalemmaga ja hõisake tema pärast kõik, kes teda armastate. Olge väga rõõmsad koos temaga kõik, kes te tema pärast leinasite, et võite imeda ja küllastuda tema troosti rindadest, et võite juua ja ennast kosutada tema ohtrast emarinnast. Amen, see on Jumala sõna. Minu jaoks midagi nii, ma olen öelda, tüünet või niisugust tihedat turvalisust täis tekst. Kui me mõtleme väikese lapse peale, siis ema rind ei ole midagi turvalisemat, ei ole midagi rahuldust pakkuvamat, kõhtu täitvamat ja mida veel võiks siia kõik lisada. Ja Jumal kutsub üles, et rõõmustage. Saage osa millestki sellisest koos Jumala rahvaga. Et loomulikult tänases poliitilises olukorras meil tekib kohe need poliitilised küsimused poliitilise Iisraeliga ja Jeruusalemmaga ja kõik, mis seal toimub. Aga see on midagi palju laiemat, see on midagi palju suuremat. Ja see on see, et rõõmustage koos Jumala rahvaga. Rõõmustage koos sellega, midagi Jumal on tegemas, mida Jumal on valinud, mida Jumal on valmis pannud. Nüüd see imeilus, poeetiline, vaimustav kirjakoht, mis loob, me oleme ju väga visuaalsed inimesed, ka loob visuaalis väiksest lapsest ema rinnal ja kõik need asjad. See on tegelikult keset väga rasket teksti. Ja ma ei hakka siin väga pikalt sellel peatuma, sellel Jesaja 66. peatükil, aga siin on teatud moodi vastandumine otse kui hea Jumala ja kurja Jumala, millega paljud ei ole hakkama saanud. On teadu ja algkristluse päevilt seda õpetust, kus ei suudet hakkama saada selge öelda, et ongi kaks Jumalat. Ei saa olla üks Jumal. On see Vana Testamendi Jumal ja on Uue Testamendi Jumal. Ja tänapäeval, kui rääkida mittekristlastega, siis on üks peamisi põhjuseid, millega öeldakse, et ei, ma ei saa seda kristluse asja uskuda. Et mis mõttes see loe Vana Testamenti, kuidas Jumal lubab sellist, kuidas Jumal teeb selliseid asju, või kuidas tänapäeval, kuidas Ukraina sõda, kuidas Jumal saab sellist asja lubada, kuidas ta saab lubada seda, mis Iraanis ja kõik seal toimub, et nii palju kannatust. Ja need on põhiküsimused, millega inimesed nagu kimpu jäävad ja me kristlastena, meil ei ole häid lahendusi selle jaoks või vastuseid ütled, mis kõiki rahuldaks, et nii on, vaba tahte küsimus ja nii edasi. See on ilus vastus ja ma mõtlen niimoodi ja ma usun enamus me mõtleme, et me ei kujutaks ette elu, kui Jumal võtaks meilt kõigilt vaba tahte teha kurja ära. Et siis meil puudub ka vaba võimalus ju head teha või sul poleks mingit tähtsust. Aga siin on see vastandumine, et kuidas Jumal vaatab nende peale, kes on viletsad, kel on puruks pekstud vaim ja kes värisevad tema sõna ees. Ja siis on see, et ta räägib nendest, kes valivad jäledused, kes valivad midagi, mis on jäle ka Jumala jaoks. Ja seal on öeldud, et tal on valmis piinu ja hirmu värinaid nende jaoks, kuna nad ei kuulanud Jumalat. Ja ma lihtsalt ühe tsitaadi sellest
psalmist veel toon, ja see on see, et kui nad lähevad välja, kujutate, see on nüüd seesama kirjakoht, kus oli juttu sest turvalisusest. Kui nad lähevad välja, inimesed, siis nad näevad nende meeste laipu, kes astusid üles mu vastu, sest nende uss ei sure ja nende tuli ei kustu ja ta on jälkuseks kogu inimsoole. Me tahaks need kirjakohad välja võtta piiblist, aga need on seal. Ja keset sellist konteksti on see, et rõõmustage koos Jeruusalemmaga. Te võite imeda ja küllastuda tema troosti rindadest ja võite juua ennast kosutada tema ohtrast emarinnast. Mina ei ole täna see, kes meist lahendab või kes ma lahendaksin täna selle mõneti vastuolulisuse Jumala olemuse teema. Kuidas Jumal lubab teatud asju, kuidas tema armastuse sisse mahub tema viha. Ja annaks apologeetiliselt ja teoloogiliselt selle üle palju arutada, aga see pole praegu minu eesmärk ja ma ei oleks ka selleks võimeline. Aga see, mida ma tahan täna esile tuua, on see, et esiteks, kui me loeme siin sellest erinevast Jumala käitumisest või suhtumisest, tegu ei ole tema tujudega, tegu on tema olemusega, tema pühadusega. Ja sinna pühaduse sisse, see on see, et sinna pühaduse sisse mahub see ära see tema armastus ja selle pühaduse sees on tema viha. Ja siin oli juttu nendest, kes valivad jälkused, kes valivad jumalatuse. Ja nii ma usun, et siin ei ole küsimus või vastuolu mitte hea Jumala ja halva Jumala vahel, vaid siin on vastuolu Jumala valimise ja Jumala mittevalimise vahel. Ehk piiblis on see vastuolu toodud või see kaks poolust toodud õige ja jumalatu. Mitte täiuslik ja jumalatu, vaid õige. See, kes paneb oma lootuse Jumala peale, see, kes arvestab Jumalaga, see, kes loodab Jumala peale, see saab kogeda Jumala armastust, see saab kogeda Jumala headust. Ja see, kes valib jumalatuse, see saab kogeda ka selle viljasid, aga sellegi eesmärk ei ole mitte inimest hävitada, mitte kuidagi, ma ei tea, inimest piinata või raskusi lihtsalt iseenesest tuua, vaid see on arm. See on arm selleks, et me saaksime pöörduda Jumala poole, et me leiaksime seda põhjust hüüda Jumala poole. Jumal, aita mind. Nii et Jumala ja jumalatuse vastandamine pigem. Mind on alati hämmastunud see, et kõige pimedamatel aegadel, kõige kurjematel, kõige hirmsamatel perioodidel inimajaloos on alati olnud võimalus olla valgus ja elada valguses. Alati. Kõige keerulisemates aegades. Ja see on see põhjus, miks ma olen oma jutluse pealkirjastanud täna valgus pimeduses. See on see, millest kirjutab evangelist Johannes ja valgus paistab pimeduses. Kui Jeesus tuli. Valgus paistab pimeduses. Ja ma tooks 3, nagu ikka jutlustajad toovad 3 punkti. 3 sellist tasapinda selle valguse ja pimeduse vastandumisel või siis valguseks olemisel pimeduses. See on meie olemus, meie olukorrad ja meid ümbritsev. Meis kõigis, armsad, on pimedust. Seda ütleb Jumala sõna. See on päris, kuidagi isegi trööstitu natuke lugeda Galaate kirja, et mis on meie lihateod, mis on see meie olemuslik. See on päris karm loetelu, mis sealt esile tuleb. Ja meil on kõigis pimedust, mis on kõigis palju valet. Aga mida enam anname ruumi Jeesusele, mida me enam otsime, mida me enam tegelikult tunnistame seda, et ma olen see. Minu loomus, minu liha on see. Seda rohkem saab tulla Jeesust meie ellu ja mida rohkem saab tulla Jeesust meie ellu, seda rohkem saab tulla valgust meie ellu. Seal, kus on Jeesus, seal on valgus. Kus me eemaldume temast, seal saab pimedus rohkem maad. Sellepärast, et ei ole vaakumit. Ei ole vaakumit. Ükskõik, millises vaimulikus olukorras oleme, kas me oleme vaimulikus tipus, see on ka halleluuja, või oleme kõige sügavamas hävingus või pimeduses ka vaimulikus mõttes. Selles olukorras see lahendus või see järgmine samm on täpselt sama. Kui me astume Jeesuse poole, valgus meie elus suureneb. Kui me astume Jeesusest kaugemale, siis pimedus meie elus suureneb. Sest lihtsalt seal, kus on vähem valgust, seal on rohkem pimedust. See on meie sees nii.
See on samamoodi meie olukordadega meie elus. Mõnel on elu lihtsam ja heledam. Mõnel lihtsalt on ja teisel lihtsalt on väga keeruline elu. Ja armsad, juba Hiobi aegadel oli Hiobi sõbrad arvasid, seda määrab kindlasti nende usk. Et Hiobi usk, Hiobi mingi tegu või mida ta on teinud, see kindlasti on palju pahandust tema ellu toonud. Aga see ei ole niimoodi. Väga palju asju meie elus ei sõltu meist. Nii head asjad, mis meie ellu tulevad, kui ka väga rasked asjad, mis meie ellu tulevad. Aga kõigil meil on nendes pimedates kohtades, nendes orgudes, kus me aeg-ajalt oleme, vahel on need orud muidugi kannatamatult pikad. Seal on võimalus meil kogeda valgust, elada valgust, kogeda valgust, jagada valgust. Ma tean, et kui me oleme keerulistes kohtades või kui meie kõrval olev inimene on väga keerulises kohas, siis see, mida me teha tagame, on see, me tahaks neid üle küllata ilusate loosungitega, mis meil on kõigile kristlastele väga tuttavad, et tunneli lõpus on valgus, kõik on millegi jaoks vajalik ja nii edasi. Pane oma lootus Jumala peale, aga on ilmselgelt kohti, kus me ei suuda seda teha. Ükskõik kui palju me nõu anname üksteisele, me ei suuda seda teha. Aga meil alati on ühel või teisel moel võimalus istutada kellegi ellu valgust. Üks suurimaid vigasid, mida ma naisega olen teinud, oma imelise naisega, mitte see, et ma siin naiseks võtsin, vaid see on väga tark otsus. Aga siis, kui mu naisel on raske olnud, siis ma olen alati tahtnud talle selgeks teha, et tal ei peaks nii raske olema. Ma arvan, et mehed teevad palju seda, et me tahame õpetada ju. Naine kurdab oma, et see on raske ja siis, tahad ma räägin, kuidas, sa ei peaks nii tundma. Sellepärast, et tegelikult on asjad hoopis niimoodi. Ja siis tuleb neid torad ja siis aeg-ajalt Monika ütleb, ma ei vaja mu seda praegu. Ma vajan lihtsalt, et sa oled mu kõrval. Ma vajan lihtsalt, et sa kuulad mind. Ma arvan, et ma olen natukene paremaks muutunud. Naine noogutab. Aga õppida on ikka. Et meil on võimalust jagada valgust ka olukordadest, teiste olukordadesse ja meil on võimalus kinni haarata valgusest ka iseenda väga keerulistes olukordades. See lihtsalt niimoodi on, et peale suurt reedet tuleb ülestõusmispüha. No tuleb lihtsalt, meie ei ole seda teinud. See lihtsalt niimoodi on. Ja võib-olla see kellegi jaoks kõlab loosungina, aga see lihtsalt niimoodi on. Peale ülestõusmispühi või peale suurt reedet tuleb ülestõusmispüha. Hoia uks Jumala armule lahti. Iseenda muutumise osas või olukordade muutumise osas. Aeg-ajalt peaks korraldama koguduses koolitusi, kus inimesed on läbi käinud väga keerulistest olukordadest, leinast, haigustest, mingist muust, võib-olla kogu elu hõlmavast kriisist ja nad õpetaksid inimesi enda ümber, mida nad tegelikult sellel hetkel vajasid. Sest need on keerulised kohad, kui keegi on leinas, kui keegi on näiteks ka usust langenud, keegi on avaliku pattu langenud või midagi sellist. Kuidas me oleme nende kõrval? Mida nad vajavad tegelikult sellises olukorras? Ega me ei tea, me muutume väga äpardlikuks, et me tõmbume eemale või siis püüame loosungitega aidata neid. Aga mida nad tegelikult vajavad? Tõenäoliselt, ma arvan, et ole mu kõrval lihtsalt normaalne inimene. Ole lihtsalt mu kõrval normaalne inimene. Ma usun, et sellest on palju abi. Muidugi inimestena me oleme erinevad. Nii et me peame aeg-ajalt ennast raputama ja ka ütlema endale valjustiga väga keerulistes olukordades olles, et mul on suur Jumal. See lihtsalt on nii, mul on suur Jumal. Tema lõi maailma, ta pani kuu ja tähed taevasse, ta tegi nokklooma ja kilpkonna ja kaelkirjaku ja kui ta sellega hakkama sai, siis minu olukord on küllaltki hästi lahendatav tema jaoks. Mul on suur Jumal. Kõik ei pruugi minna niimoodi, nagu mina oma ideaaltrajektoori olen paika pannud. Aga kõik on Jumala käes ja mul on võimalus teda usaldada ja see usaldus lisab valgust sellesse pimedusse täiesti kindlasti. Mul on võimalus teda usaldada. Ja see ei ole selline, et see võiks olla niimoodi, et ma vajan seda usaldust
ja Jumala usaldamist, et pastor Tarmo tule, aita, paneb käed peale, palveta. Seda on ka tark teha. Aga see ei juhtu niimoodi ühe hetkega, et nüüd ma usaldan lõpuni, vaid tegelikult see on sammuline otsuste tegemine oma argipäeva, igapäevases elus, väikestes asjades. Täna, kui sa lähed siit, sa oled kuulanud ühte keskpärast jutlust keskpärase muusikaõpetaja käest Hiiumaalt, aga sul on võimalus, midagi ma tean, midagi on sinu südant, mingit eluvaldkonda, midagi puudutab, kus Jumal ütleb, et siin sa saad oma valgust kasvatada oma elus. Selle väikse sammuga, selle pisikese sammuga, sa saad sellega hakkama. Ja sa saad sellega hakkama. Aga see tundub võib-olla nii väike samm. Aga mõeldes näiteks emakeele päeva peale, siis Kristjan Jaak Peterson käis, mul on nii kurb tema pärast, seepärast, et me enamus ei tea tema ühtegi luuletust, mõned teavad. Aga me teame, et ta läks jala Riiast või Tartust Peterburi või oli et see on, või Riiga, Riiga. Et see on see. Mõtle, sa oled luuletaja. Sul oli antud pikka iga küll, aga sa kirjutad luuletusi, sind mäletatakse selle järgi, et sa läksid jala. Aga selleks, et Riiga jõuda, ta oli vist pikk mees tegelikult, tal olid pikad sammud, aga seda maad arvestades olid need väga väikesed sammud, iga samm, aga selleks, et sinna jõuda, ta pidi need sammud kõik astuma, et nii on meie muutuste ja protsessidega ka meie elus. Tänases Toronto koguduse jutluses, mul on niimoodi, et ma salvestan nad ette, see on virtuaalselt, siis täna õhtul meie aja järgi, kuna kella lükati, siis on kell 5, tavaliselt on kell 6. Seal läks kell varasemaks, niipidi on vist hilisemaks. Igal juhul nüüd on vahe 6 tundi, mitte 7. Ja ma räägin kontrollist ja usaldusest. Kontroll, see meie soov kontrollida kõike ja usaldus, see kaks poolt. Ja eriti keerulisi aegu, mis puudutavad, kui need keerulised ajad tulevad ja me elus on harjumus kõike kontrollida, seda valusam ja seda sügavamas auku me kukume. Ja seepärast on nii oluline seda usaldust, kuidagi Jumala usaldamist igapäevaselt praktiseerida ja õppida. Mul on väga suur väljakutse. Ja see on inimestele, me teatud valdkondi me suurepäraselt suudame Jumala kätte usaldada. Ja mingisugused valdkonnad on, kus me oleme totaalselt kontrollifriigid, maniakaalselt, püüame kõike kontrollida, kogu aeg peab näpp nagu pulsi peal olema. Ja see on nii, ja me vajame Jumala abi selles, seepärast, et ühel hetkel me mõistame, et me ei kontrolli suurt, mitte midagi. Peale oma valikute, oma elus me siiski suudame asju, mis me teeme, neid me ühel või teisel moel suudame kontrollida vähem või rohkem. Aga väljapoole me tahaks kontrollida oma laste elu, kui terved nad on, kui kaua nad elavad, kui usklikud nad on ja kõik nendest me tahaks kontrollida. Aga me ei saa seda, see pole meie asi. Ja juhtub üsna sage see, et me kulutame terve oma elu sellele, et me teeme Jumala tööd. Me üritame kontrollida kõike. Ja see, milleks meid on kutsutud, armastama lähedasi, vastutama oma valikute eest. Me pole aega selle jaoks, me üritame maailma kontrollida. Et me teeme nagu Jumala töö ära ja enda töö jätame tegemata, et see on ka oluline vahel need paika panna, et mis on see meie asi. Hiljuti olid inimesed Dubais, ma ei tea, äkki mõni teist ka. Ja korraga, just lugesin kellegi ajalehes minust kuskil kirjutas sellest, et korraga nagu kuidas inimesed rahapakkidega olid seal check-in'i kassa ees ja krediitkaardidega ja mõistsid, et neil ei ole sellega mitte midagi teha. Okei, mingid väga kallid lennud, keegi sai kuskil raha eest ka. Ja. Aga sisuliselt muutus sellel hetkel tavamõistes raha väärtusetuks. Sa ei kontrolli mitte kuidagi. Sa oled hästi oma kohvri pakkinud, sa oled kõik suurepäraselt planeerinud, iga samm terve reisil on kõik hästi planeeritud ja ühel hetkel sa saad aru, et sest ei sõltu mitte midagi. Ja nii on see tegelikult meie eluga. Ja kujuta nüüd ette seda võrdluspilti, kui on üks inimene, kes on süsteemselt õpib usaldama Jumalat. See ei tule alati välja. Me ikka on teatud kohad, kus elu lööb üle pea ja saadaks vahel ka Jumala, ma ei tea kuhu ja miks sa ei tee nii, nagu mina tahan. Aga ikkagi see on ikkagi mingi harjumus, mingi asi kasvatub meie südames ja nüüd keegi, kes on kogu oma lootuse pannud oma tarkusele, oma rahale, oma tarkadele valikutele elus ja siis kõik kaob ära, sa ei kontrolli mitte midagi. Aga ühel inimesel jääb midagi. Ja see on, et Jumal, sina valitsed kõike, sina kontrollid kõike.
Nii et valgus meie sisemises pimeduses oli esimene. Teine, valgus olukordades, kuhu me satume läbi usalduse. Ja kolmas, valgus seoses meid ümbritsevaga. Ma ei tea, kui paljud on ütelnud või mõtelnud, et see keskkond, kus ma elan, on lootusetult pime, tuim, perspektiivitu, kuri, rumal, jumalatu. Võib-olla sa mõtled oma töökoha kohta niimoodi, võib-olla sa mõtled, ma ei tea, oma perekonna kohta niimoodi, võib-olla sa mõtled ühel või teisel moel oma koguduse kohta midagi või Eesti üldise kristluse koha pealt või vaimulikkuse koha pealt, et nii halb keskkond. Ja me võimegi niimoodi jääda mõtlema ja loobuda uskumast valgusesse, kogemata valgust ja jagamata valgust, seepärast et see kõik on nii trööstitu ümberringi. Ja siis on teine inimene, keegi, kes selles samas keskkonnas, selles samas olukorras armastab ja teenib oma sõpra või töökaaslast, palvetab püsivalt ta eest, kutsub ühel päeval kirikusse, võib-olla alfakursusele, ja midagi muutub mõne inimese elus. Valgus tuleb juurde. Ta otsustab järgida Jeesust. Läbi selle, et keegi loobus kritiseerimast ja kirumast pimedust ja andma oma väikese valguse, mis tal on, oma armastuse, oma hoolimise teisele inimesele. Ja see muutis midagi. See on see meie valik. Kui räägitakse lõpuaegadest, siis tuuakse sageli esile see, et see võrdub või sarnaneb sellel ajal, nagu Noa ajal oli ja Loti ajal oli. Ja kui me loeme, see on hämmastav, ma olen mõtelnud palju, et ma arvan, et see on selline piibellik, üle piiride või Jeesus ka vahel kasutas väljendeid, kus ta nagu hakkad mõtlema, siis tegelikult ega päris niimoodi ei olnud. Et ta kasutab lihtsalt väga-väga võimast nagu pilti, et võimendada seda mingisugust tõde. Ja kui siin on öeldud, et inimese kurjus maa peal oli suur ja kõik ta südame mõtlemisid iga päev üksnes kurjad, siis ma mõtlen, kuidas on võimalik, et elavad inimesed, kellel kõikidel inimestel kõik mõtted on kogu aeg kurjad, isegi ühte hea mõttepoega ei tule, ma ei kujuta seda ette. Aga igal juhul annab see pildi sellest, et see oli üks väga-väga pime aeg. Ja seal oli kusagil Noa, kes kuuleb Jumalat. Ja mitte ainult ei kuule, vaid ta teeb selle järgi, nagu Jumal ütleb. Ja ta hakkab laeva ehitama. Ja me teame kõik, mis sellest tuli. Üks täiesti hämmastav valgus keset hämmastavat pimedust. Või samamoodi Soodoma ja Gomorra, kui Abram peab läbi rääkimisi Jumalaga, et kui 10 õiget oleks, kui 10 inimest oleks, mitte täiuslikku täiesti kindlasti, vaid 10 inimest, kes natukenegi Jumal arvestavad sinuga, kes mõtlevad sinu peale, kes oma elu kuidagi korrigeerivad selle järgi, et Jumal, nad annavad vastus sinule kord. Kui oleks 10 inimest ja nad ei leidnud. Aga selles olukorras on ka valgust ja armu. Ja ma usun, et need mõlemad olukorrad on ilmselgelt midagi sügavamalt kurja ja pimedat kui ka see sekulaarne Euroopa või Eesti täna, kuigi siin on ka väga palju pimedat. Ja vaatamata sellele on seal ruumi valgusele ja vaatamata sellele on seal täna see, kus meie oleme, ükskõik millises olukorras, millises kontekstis on ruumi valgusele. Aga Jeesus ütleb, et ära pane vaka alla. Ära pane potti peale. Ütle, et mu valgusel pole mingit tähtsust, ma olen minu valgus on nii mõttetu ja väike, vaid see muudab. Jumal, anna mulle jõudu taluda seda, mida ma muuta ei saa, anna mulle julgust muuta seda, mis on minu võimuses ning anna mulle taipu nende vahel vahet teha. Väga tuntud palve. Ma lõpetan ühe luuletuse ja ühe laulu sõnadega. Ma ostsin Moonikale naistepäevaks ühe raamatu. Ja see oli väga kallis raamat, ma ütleks. Ja Moonikale üldse ei meeldinud see. See oli Doris Kareva luulekogu. Ja ma ka sirvisin seda, ma väga hindan Doris Karevat ja tema luulet, aga ma sirvisin seda ja natuke ka pettusin, aga seal oli väga häid mõtteid ja luuletusi ka. Ja ma loen ühe nendest. Ja ma ei tea, kuidas ta teadis seda,
Igal juhul see läheb kuidagi väga kokku sellega, mida ma olen üritanud täna teiega jagada. See luuletus on selline. Ma tean, et maailm on katki ja kohutav kannatus kestab. Ma kuulen su äga, vägagi sügavalt hingan sinuga koos. Kuid tean ka, et kannatus ei saa olla viimane sõna, sest lõpus on alguse sõna, veealune hingamine, sest viimane sõna on valgus. Viimane sõna on valgus. Ja see on nii eriline. Kui sa oled Jumala laps, siis meil ei ole garanteeritud sile asfalttee, vaid me käime väga erinevatest kohtadest läbi. Vahel on väga valus. Vahel on väga palju segadust. Vahel me kahtleme iseendas, vahel me kahtleme Jumalas, tema tegudes. Aga ükskõik, kus kohast me läbi läheme, viimane sõna on valgus. Hoia kinni. Või ma isegi võib-olla hoia kinni on palju öeldud, me ei suuda vahel kinni hoida. Käsi on vaimulikult väga lõtv. Aga hoia enda uks avatud Jumala armule. Jumala arm on suurem kui meie kahtlused. Jumala arm on suurem kui meie läbikukkumised. Jumala arm on suurem kui meie pimedus. Jumala arm on suurem kui meie valed valikud. Ja ta annab meile võimaluse. Ühel hetkel sa leiad selle võimaluse, kust kinni haarata valgusest, uuest valgusest. Ja sa tead, et sinus on valgust, mida jagada, isegi kui sa ei tunne ennast täiuslikuna ja suurepärasena. Ja päris lõpuks. Teenistuse alguses me laulsime maailma küllaltki armastatud ülistuslaulu Raise a Hallelujah. Ja selle kirjutas Jonathan Helser pärast seda, kui üks sõber kirjutas talle oma väikese poja olukorrast, mis oli tervislikult väga halb ja arstid ei andnud palju lootust. Ja mida teeb siis muusik? Sõber helistab ja ütleb, et mul on väga raske olu. Muidugi ma ei tea, võib-olla tegi midagi veel, aga muusik hakkab laulma siis. Ja tema sees tõusis südamest üles see, et I raise a hallelujah in the presence of the enemies. Ma tõstan üles selle olukord on selline, kui vaenlane ründab siit ja siit sa koged, et olukord on väga ma isegi kujuta ette, mul ei ole ükski laps olnud olukorras ega ükski lapselaps olukorras, kus ta elu oleks ohus olnud, aga ma ei tea, mida ma teeks. Ma tõesti ei tea midagi. Ma väga armastan oma lapsi, see oli nüüd vale koht, kus ma läksin. Et ma ei tea, mis ma teeksin. Võib-olla Jumal annab armu ja ma ka laulaks, ma ei tea. Seal hiljem kõlab rida Louder and louder you're gonna hear my praises roar. Ehk siis veel valjemini, kui ka vaenlane ründab, ma tõstan halleluuja ja ma laulan jälle valjemini, ma tõstan oma kiituse üles nagu möirge. Nagu Kalju kogudus pühapäeva hommikuti. Aga selle laulu sisu kontsentraat on sees ja võtame selle kaasa, et kui sa ei saa keerata, ja enamasti me ei saa, kui sa ei saa keerata vaiksemaks oma kannatusi, keera varjemaks oma ülistus. Kui sa ei saa keerata kuidagi väiksemaks pimedust, keera suuremaks oma valgus. Sa ei saa kontrollida seda, mis su vastu tuleb, aga sa saad nendes olukordades panna oma lootus Jumala peale ja hoida tema käest kinni. Tõusen palveks. Isa, ma tänan iga inimese eest, kes täna selles paigas on või kes seda teenistust vaatab interneti vahendusel praegu otse või järgi. Isa, ma usun, sa oled varustaja, Jumal. Ja sa tahad õnnistada oma lapsi, sa tahad õnnistada oma kallid, kõiki, keda sa loonud oled, nendes olukordades, kus nad parasjagu on. Võib-olla keegi on sügaval orus, võib-olla keegi on kõrgel mäel. Aga me kõik, sa julgustad täna meid kõik astuma sinu poole selleks, et valgus saaks suuremaks. Valgus meie endi jaoks, valgus selle maailma jaoks, valgus olukordadesse, kus me elame. Issand, palun anna armu, kes on väga rasketes kohtades, kes on leinas, kes on kannatuses. Anna armu puuduta ja kui me inimestel oleme sageli nii saamatud üksteise toetamisel,
sa võid tarkust anda meile, aga sa võid ka suveräänselt panna oma püha vaimu lohutuse ja siis kuidagi sellise pai ja kallistuse teha nendele, kellel on väga keeruline. Aga issand, õpeta meid kõiki elama selles elus niimoodi, et me ei peida oma valgust ja me võiksime kasvada sinu armus iga päev. Jeesuse nimel, amen.